Kui potentsiaalsele ostjale sobib see hind, millega sa oma kinnisvara müüd, ja talle meeldis see, mida ta nägi nendelt professionaalsetelt fotodelt, mille sa sinna kuulutusele oled lisanud, siis ta tõenäoliselt süveneb ka kuulutuse teksti. Kuulutuse teksti juures on mõned väga lihtsad nõuanded, mida tasuks järgida selleks, et potentsiaalne ostja sealt enda jaoks vajalikku informatsiooni kätte saaks. Me soovitame selle jagada erinevateks plokkideks. Esimeses plokis on oluline välja tuua seda korterit puudutav informatsioon, eelkõige planeeringut silmas pidades. Teises plokis keskendu sellele, mis puudutab seda maja, millal see maja on ehitatud ja kõik muu säärane informatsioon, mis selle juurde kuulub. Kolmas plokk keskendub ümbruskonnale, mida see inimene sealt ümbruskonnast leida võiks, ja seal on siis oluline välja tuua informatsioon, mis selle konkreetse korteri potentsiaalset ostjat huvitada võiks. Koolide ja lasteaedade informatsioon, ühistransport ja muu selline. Ja neljandas plokis on siis oluline võimalus, hea võimalus keskenduda lisaväärtustele. Kui sa näiteks oled otsustanud jätta sisse selle mööbli, mida on piltidelt näha, võib-olla kuulub selle korteri juurde parkimiskoht ja panipaik, siis see on see koht, kus need lisaväärtused kõik saab välja tuua. Ja see on väga oluline, sest kui sa segmenteerid selle kuulutuse ära, siis inimene saab selle informatsiooni enda jaoks väga lihtsasti kätte. Väga oluline selle kuulutuse kirjutamise juures on õige kiri. Ja tegelikult see õige kiri ei tule mitte mängu ainult selle kuulutuse teksti kirjutamise juures, vaid on oluline juba ka siis, kui sa sisestad selle kuulutuse aadressi. Vigane aadress võib tähendada seda, et sinu kuulutuse otsingutes välja ei tule. Nii et suhtu teksti kirjutamisse täie tõsidusega, sellepärast, et see aitab potentsiaalsele ostuhuvilise puhul panna sellele tehingule i-le täppi peale. Tasuta reklaami võimalus number 1, mida sa saad enda jaoks ära kasutada, on kuulutuse pealkirja lahter. Kuulutuse pealkiri on see punases olev tekst, mida sa näed kinnisvara otsingute puhul, mida kuvatakse kinnisvara aadressi all. Sinna saab tuua välja sinu kinnisvara puhul mingi väga olulise müügiargumendi, mis aitab sul eristuda konkurentidest. Võib-olla on sul näiteks pakkuda 2 parkimiskohta, sa saad selle seal välja tuua, kirjutad sinna 2 parkimiskohta hinna sees. Või näiteks 2-toaline korter hinnatud Kalamaja piirkonnas.